Eesti e-teenuste turvalisust aitavad tagada 3 digirigi tehnoloogilist sammast: eID, XD ja KSI plokiahel. Kõik 3 kannavad endas Security by Design põhimõtet, sest e-riigi teenuste toimimine ja kasutamine on võimalik vaid juhul, kui on tagatud küberturvalisus. eID aitab kodanikel ennast digitaalselt tuvastada. Nii saab inimene kindel olla, et keegi teine tema nime alt riigiga ei suhtle. Iga Eesti kodaniku või alalise elaniku jaoks on elektroonilise identiteedi aluseks olev ID-kaart kohustuslik isikut tõendav dokument. Lisaks ID-kaardile võib kasutada ka SIM-kaardi põhist mobiil-ID ja rakenduse põhist Smart-ID lahendust. ID-kaart kasutab avaliku võtme infrastruktuuri. Kaardiomaniku isiku tuvastamiseks ja digiallkirjade andmiseks vajalikud võtmed säilitatakse füüsilise kaardi kiibil. Salajased võtmed on kaitstud vaid kasutajale teadaolevate PIN-koodidega. 2-astmeline isikutuvastus tagab, et digitaalse identiteedi varguseks ei piisa pelgalt ID-kaardi või ainult PIN-koodide valedesse kätesse sattumisest. Üks olulisemaid e-ID võimalusi on konteineripõhine digiallkirjastamine, mille käigus luuakse seos andmete ja allkirjastava isiku vahel. e-ID-ga Eesti ökosüsteemis antud allkiri on Euroopa Liidus samaväärne käsitsi antuga. Digiallkirja eeliseks on ka masinloetavus. See võimaldab erinevaid süsteeme turvaliselt automatiseerida. Kasutaja jaoks toimub tänu sellele suur osa bürokraatlikust asjaajamisest nähtamatult. Masinate jaoks on aga kindlustatud, et andmed on õiged, kui neil on küljes vastava asutuse digiallkiri. ID-tarkvara on arendatud riigi poolt ja avatud lähtekoodiga. Eestis ei ole ühte superandmebaasi. Selle asemel on hajusarhitektuuril põhinev andmevahetusplatvorm XD, mis korraldab andmete turvalist ja efektiivset vahetust erinevate ametkondade andmebaaside vahel. Ka XD puhul on turvalisus üks süsteemi toimimise eeltingimusi. XD-l on e-ID tehnoloogia abil tagatud nii konfidentsiaalsus, terviklus kui kättesaadavus. KSI plokiahel on üks tehnoloogiatest, mis aitab tagada e-riigi andmete tervikluse. Plokiahel säilitab kõik digitaalsete andmete muudatused. Me teame täpselt, kes ja millal on andmeid muutnud. Küberturvalisuse tagamiseks tuleb olemasolevaid tehnoloogiaid pidevalt arendada. Samuti kaasajastada seadusandlust, edendada rahvusvahelist koostööd ning luua usaldusel põhinev suhe kodanikega.